mis sa täpsemalt teed? Kuidas see protsess läbi käib sinuga, kui täna keegi siin kuulab meid ja mõtleb, et okei, ma olen valmis andma võimaluse ja ma päriselt mõlemast tungivalt nagu tuletan jälle meelde ja soovitan, mida ma saate alguses ka ütlesin, et kus ei ole varem ühegi coach'i sessiooniga kokku puutunud või ühegi coach'iga nii-öelda koostööd teinud või pole isegi üldse inimestega või kellegi teise inimesega, eriti võõraga, minu arust võõraga just tekib see kogemus, sõpradega tihti ei teki või sõbrannadega või enda pereliikmetega, aga võõraga ennast nagu jaganud ja avanud. Mine proovi, noh. See on nagu midagi nagu nii teistsugust, et mul on nii palju tuttavaid enda ümber ja sõpru olnud, keda ma olen soovitanud siis ka minna teatud inimeste juurde, kelle juures mina olen käinud. Ja kõik alguses nagu sellised, et nagu kuidas ma avan ennast võõrale inimesele? Ja kuidas ma avanen ja kuule, come on, ta ei aita ja kuidas ta mind aidata saab? Mismoodi, noh? Mis kasu sellest on, kui ma talle räägin sellest? Ja ta käib ära seal ja 1-2 korraga tegelikult ta saab mingi leevenduse. Mõni saab rohkem, mõni saab vähem ja vastavalt enda avatusele ja võib-olla mis iganes, ma ei tea, sellele connectionile, mis seal tekib inimese vahel. Aga lihtsalt see pool, et nagu you never know, noh. Nii et räägi Merle korra sellest ka, mida sina tegelikult nagu inimesega coach'i sessioonis nagu teed? Kuidas sa coach'ina nagu töötad? Ja mis on võib-olla need peamised teemad, millega nagu sinu poole tegelikult nagu pöördutakse või võib-olla ei olegi teemast, võib-olla ongi hästi laialt, suudad nagu kõigest nagu kaasa tegelikult rääkida. Ja kust sind leida saab selle jaoks? Kõigepealt, et leida saab merlerebane.ee. Väga lihtne. Ja kuidas me siis töötame? Et ma arvan, et minu tugevus on alati olnud empaatiavõime ja uudishimu. Et ma natukene usun, et see on selline see on arendatav. Seda me õpetame nii-öelda ka või õpetan oma arenguprogrammides ja koolitustel. Et seda kõike saab arendada, aga minu puhul on see natukene selline kaasasündinud oskused. Et ma mäletan juba väga väikse lapsena, eks ju, et kui meid kodus nurka pandi seisma, siis mina olin ikka see, kes esimesena palusin vabandust ja siis kutsusin, et õde, tule, lähme nüüd mängima, eks ju. Et kuidagi selline, et mis see sulle maksab, et kui sa palud andeks ja kuidagi selline ruumi hoidmine või et terve elu on inimesed kuidagi tulnud minu juurde rääkima. Aga coachingus töötan hästi palju läbi lugude. Ehk et seesama, et kui inimene tuleb, ütleb, et ta näiteks ei tea, et tal ei ole ühtegi tugevust, et ta tahaks näiteks uuele tööle kandideerida, eks ju, siis ma lasen rääkida lugusid. Ja nopin siis lugude seest välja need märksõnad, mida ma hakkan inimesele tagasi peegeldama. Et ma arvan, et selline lugude rääkimine. Aga me vaatame läbi ikkagi need väärtused, mis inimese jaoks on tähtis. Selgitame välja, kui palju ta täna oma väärtustele vastavalt elab, mis on temal puudu. Vaatamegi neid tugevusi, millele ta saab toetuda, tema kogemust, mis tal on eelnevalt olnud. Sest veel kord meil kõikidel on olemas kogemused, oma saavutused, inimesed vahel ütlevad, et mul ei ole mitte mingit saavutusi, aga siis nad hakkavad rääkima ja tegelikult jällegi selline enda pisendamine, et sa arvad, et sul ei ole, või et sa ei ole midagi erilist teinud, või et sul ei ole kuidagi, aga me oleme kõik nii unikaalsed, meil on kõikidel midagi pakkuda. Et need asjad tulevad välja. Et karjääri coaching on üks asi, aga teine asi ongi, et inimene kas tunnebki, et sellist on vaja töö ja elu tasakaalu leida või ongi piiravad uskumused, et sa tunned rahulolematust, et mingi hetk nakib nagu tunne, et ma ei saa nagu niimoodi enam edasi elada, ma täpselt ei tea, mis mul seal taga nagu on, miks mul see rahutus on, eks ju, ja et kuidas siis nagu edasi minna või mis need esimesed sammud üldse võiksid olla. Siis me vaikselt hakkame nendel teemadel rääkima. Sa mainisid just eneseusku, enesekindlus võib olla või selle puudumine. Ja mul on siin kirjas ka, et on sul äkki välja tuua mõned üksikud enesekindluse suurendamise ja tõstmise nipid või mingid siuksed tööriistad, võtmed, mida täna kohe nüüd rakendada saaks
mis päriselt ka nagu töötavad ja aitavad enesekindlust siis kasvatada? No mõned väiksed nipid on võib-olla sellised, et kõigepealt, et me räägime endale igasuguseid lugusid, eks ju. Ja kui jutt on enesekindlusest, siis sageli ju inimene ütlebki, et ma ei ole, et minu jaoks ei ole see võimalik või mina ei oska seda või mina kukun alati läbi või mul ei tule kunagi välja, eks ju. Et esimene soovitus on see, et aga mõtled, kui sul näiteks hea sõber või sõbranna, eks ju, et kui räägiks sinule seda juttu, et mis sa talle ütleksid selle peale. Ja siis on nagu see, et aga ütle endale seda, räägi endale seda sama juttu. Et me miskipärast nagu ise ennast pisendame tavaliselt. Kui me sõbrale anname nõu, siis me julgustame, me toetame, muidugi proovi või kuule, sa oskad väga hästi, vaata, kui tubli sa oled või et sa oled seda ju teinud, eks ju. Aga kui me hakkame ise endale nagu rääkima lugusi, siis miskipärast on need lood enamasti negatiivsed. Ehk et üks lihtne nipp on see, et vaata ise ennast ja räägi endaga nagu oma parima sõbraga. Jube raske. Ei ole. Jube raske. Siis kohe hommikul jällegi selline hommikul hea nagu traditsioon, et vaata, inimesed ongi nagu erinevad. Ühed inimesed on keskendunud lahendustele ja teised on keskendunud probleemidele. Ehk et üks hoiab fookuses seda, et kuidas ma midagi saan ja teisel on kogu aeg fookus sellel, kuidas ma ei saa. Oi, kui palju mul on ka koostööpartnereid ja endal, eks ju, kolleege või ka kliendid tulevad tõesti, et meie ei saa, ma ei tea, isegi meeskonna coachingus terve meeskond ütleb, et see ei ole võimalik, et meie ei saa mingit oma koosoleku korda muuta, me ei saa teise osakonnaga suhteid kuidagi ja siis, kui sa sead fookuse sellele, aga kuidas ma saan, vaata siis su aju hakkab juba teistmoodi tööle. Ta hakkab otsima võimalusi, sellepärast, et meie aju on selline huvitav tegelane, kes mängib hästi meiega kaasa. Et kui me ütleme talle, et see ei ole võimalik ja et ma ei saa, siis ta otsib meile tõestusi, eks. Sul võib päevas olla võib-olla 15 asja, mida sa nagu väga hästi said, aga ainus, mida su aju näeb või mida sa taipad, on see, et aga võt see üks asi ebaõnnestus on ju, ja siis sa jääd sinna kinni. Ehk et jälle, pane fookus sellele, mida sa saad. Et juba hommikul, juba enne, kui su jalad puudutavad maad, eks sa ärkad kas raskustundega, jälle mingi päev tulema sees, et mingid rasked asjad ja ma ei taha, on ju. Või teine asi on see, et sa juba hommikul mõtled, et tuleb suurepärane päev. See on see üks asi, mida ma teha tahan. Mul on selleks kõik oskused olemas. Ma olen suurepärane. Ma saan hakkama ja siis sa vaatad, et kuidas sa selle, mismoodi sa nagu hakkama saad. Aga üks trikk on ka väga hea, võib-olla veel enne seda, mida teha, et pane lihtsalt kirja. Pane kirja oma saavutused. Ja jällegi, see saavutus ei pea ju olema väga suur. Mis iganes, sa lõpetasid kooli ära, sa lõpetasid ülikooli ära, sa sünnitasid lapse, sa said kuhugi tööle, erinevad asjad, eks ju. Sa tegid karjääri, sind valiti kuhugi. Et pane need saavutused kirja ja võta see aeg, see võtagi palju aega, 5 minutit, eks ju, 10 maksimum. Ja kui sul tekib jälle selline nagu tunne või enesehaletus, et sina ei julge või sina ei saa, siis sa saad seda nimekirja alati nagu enda tunnustamiseks ja oma olemise tugevdamiseks nagu ära kasutada, eks ju. Et sa oled eelnevalt mõelnud, et millele sa saad toetuda. Et sellised väikesed asjad ja mis üldse enesekindlust puudutab, siis tegelikult on see, et ainus, mida sul on vaja, on tegelikult julgus. Ehk et enesekindlus tuleb tegutsedes. Sa võid jäädagi mõtlema teoreetiliselt, et võiks, peaks, teeks, ma tahaks, eks. Aga astu see esimene samm. Ja kui sa hakkad kogema eduelamust, siis sa julged juba astuda suuremat samme ja võtta rohkem asju ette, eks ju. Ja isegi kui see sul ei õnnestu, siis see ju ei tähenda, et sa ebaõnnestusid, vaid sa saad väga hea kogemuse, mida sa õppisid. Et me oleme kõik inimesed, et mul praegu tuleb meelde üks koolituslugu, ma kunagi tegin hästi palju teeninduskoolitusi, siis mul oli pikk paus koolitustes, eks. Ja kui ma pärast pikkade aastate oli jälle võimalust koolitust teha, siis kuidagi see teadmine, et ma olen nii hea, vaata, on ju. Et inimesed käid koolitustel ja ütlesid, et issand, nii lahe oli ja et millal jälle saab tulla ja siis ma arvasin, et ma olen ikkagi väga siuke oskaja.
aga ma olin nagu ära unustanud mingisugused väga olulised asjad, üldse, kuidas sa ennast tutvustad ja kuidas see koolitus algab ja kuidas sa selle kokku võtad, eks ju, et isegi kui see sisu oli nagu hea, on ju, siis see minu võib-olla see ärevus või ebakindlus, see kuidagi nagu paistis välja. Ja siis, kui ma sain selle tagasiside, et kus mulle siis seda peegeldati, siis alguses oli see, et mis mõttes on ju, et nii hea, nii hästi, et see tulemus, mida nad meeskonnana saavutas, oli päriselt hea, eks ju. Ja kõike seda nad kasutavad tänase päevani, aga lihtsalt, et enda suhtes tuli selline, et sa ei suutnud seda kriitikat nagu vastu võtta, on ju. Ja siis ma mõtlesin natukene selle peale ja siis ma võtsin uuesti ühendust selle ettevõttega ja ma ütlesin, et issand, suur tänu teile. Et see on nii väärtuslik, vaata, et sa mulle seda tagasisidet praegu annad, eks ju, et see on minu õppimise koht. Ja tänu sellele, kuidas sa siis arened pärast, ütleme, mingit sellist tagasilööki, eks ju, see on nii võimas ja see on nii suur, et oluline on jälle mitte jääda kinni, eks ju, et see üks asi sul ebaõnnestus, aga et mida sa tänu sellele õppisid. Ja need tagasisided ei ole üldiselt väga tihti võib-olla kõige mugavamad. Nad tulevad nagu võib-olla hästi toored ka veel. Ja see on ka selline nagu muskli kasvatamise koht, vaata, et nii nagu käid jõusaalis, eks ju, ja samamoodi on selle tagasisidega, et kui sa nagu võtad seda teadlikult, alguses oled sa rohkem haavatavam, sellepärast, et see puudutab mingit sinu ego, sul tuleb selline minakaitse läheb peale, eks ju, see on kuidagi sinu väärtustega võib-olla mingi vastuolus, mis sulle öeldakse, ja sa ei võta nagu aega, et mis seal taga on, eks. Aga kui sa õpid nagu märkama, õpid jääma rahulikuks, olema uudishimulik ja vaatama nagu asja laiemalt, siis sa õpid olema tänulik selle tagasiside ees. See on ka selline oskus, mida saab nagu tugevdada endas ja harjutada. Ja ma olen täitsa nõus, püüan, viskavad mingid enda varasemad kogemused ette, kus midagi nagu feedbackina öeldud või nagu soovitatud. Ja eks need triggerid on olnud küll ebameeldivaid nagu kohti, kus vaatan, et aga ma ei ole nagu nõus sellega. Üldse ei ole nõus. Ja tead, mis inimesed ongi, vaata, kui sa saad mingit sellist tagasidet, siis ongi, et sa süüdistad, kas ma ei tea, teist inimest, situatsiooni, on ju, aga et kui sa nagu süüdistad teist või isegi kui sa ennast süüdistad näiteks, on ju, et siis see ei vii nagu lahendusteni. Et kui sa hakkad nägema, aga mida mina oleksin saanud ikkagi selles situatsioonis teistmoodi teha, eks ju. Et siis sa leiad need kohad, sest esimene reaktsioon on väga inimlik, see on alati, aga mina tegin kõik õigesti. Et ma nagu absoluutselt on ju. Ja siis, kui sa korra mõtled, siis sa saad aru küll, et tegelikult oleksid võid sina ka midagi teistmoodi teha. Mina ju ometi ei eksi. Absoluutselt. Nii me tahame kõik arvata. Ma olen ikkagi profid ja rohv. Ei, ja see ongi kõige hullem, et profid, vaat see on jälle see, et meie uskumus, et profid ju ei eksi. Jah, aga profid eksivad ja õpivad ja läbikukkumine on ka väga inimlik ja väga lubatud. Just. Sa puutusid natukene ka mõtteviisi, inimaju ja uskumust. Ja ma vaatan, et siin on nagu oleme siin neid küsimusi erinevalt kirja pannud ja ma näen, siin on küsimus, mis puudutab niisugust terminit nagu kinnistunud uskumus. Ja see läheb tugevalt kokku, ma saan aru, ka coachiliku maailmavaate ja käsitlusega ka, et kuidas saab inimene aru, et tema uskumused teda tagasi hoiavad ja mis on esimene praktiline samm uskumuste muutmiseks. Et peatume korra sellel ka. Sest mulle tundub, et see on ka midagi sellist jälle, mida ennast kõrvalt näha on teinekord väga keeruline. Ja veel raskem on endale tunnistada, et mul on mingi jube suur uskumus, mis mind tegelikult kinni hoiab. Aga coachid on avanud mul neid uskumusi ja toon nagu niimoodi kandikul ette. Ja siis sa vaatad ja tunned seda valu ja rõõmu korraga, et ongi niimoodi päris julm. Poleks uskunud, et siuke asi on. Ise olen süüdi. Näed, ise olengi. Ise vastutan. Et mis sa mõtled selle all? Kinnistunud uskumus? See tähendab piiratud, siin piirav uskumus. Ehk et see on mingi takistus, mille sa oled ise endale loonud. Ehk et sinu mõtteviisis on midagi sellist, et
see asi ei ole mulle võimalik, mina ei saa selline olla, mina ei saa seda teha. Et kui sul tekivad nagu sellised mõtted, eks ju, et sa vaatad teist inimest mingi oskusega ja tema saab, aga mina ei saa. Just, tema saab, aga mina ei saa, on ju. Ja minul endal on lihtsalt see kogemus, et kuna ma olin väikse tüdrukuna hästi vaikne ja hästi tagasihoidlik, et pigem oligi, kuna kodused olud olid ka sellised keerulised, et nagu ma ütlesin, et ma olen juba väiksest peale üsna empaatiline, et see on kuidagi mul selline tundlikkus on natukene kaasa sündinud, et siis ma ei tahtnud olla kellelegi enam koormaks, ma nägin, et mu emal oli niigi raske. Ja mingil hetkel ma ikkagi nagu väga kartsin inimestega rääkida ja võõras seltskonnas kuidagi nagu esile tulla ja ühel hetkel ma sain aru, et see tegelikult takistab minul edasi liikumist. Ehk kui ma hakkasin karjääri tegema, eks ju, mul oli ükskord selline olukord, kus mind saadeti Saksamaale õppima paariks kuuks, siis ma tulin sealt tagasi ja siis personalijuht ütles, et Merle, et tee nüüd ettekanne teistele ka, et mis sa seal siis õppisid. Ja ma reaalselt keeldusin sellepärast, et mina ei ole inimene, kes esineb, mina ei ole see inimene, kes kellelegi ettekannet teeb, eks. Ja pärast seda ma nagu sain aru, et ma jään ise endale väga suureks takistuseks, et ma ei taha olla nagu see, kelleks minu minevik on mind tänaseks kujundanud. Et ma nagu kuidagi sain aru, et ma saan luua oma tulevikku endale ise. Ja ma hakkasingi treenima, eks ju, mingid koolitusi, vaikselt kuskilt sõna võtma, oma arvamust vaikselt välja ütlema hakkama, aga et see on olnud nagu väga pikk teekond. Ja sellest mul tänaseks nagu on see, et kui ma kuulen inimesi ütlemas, et ma ei saa seda sellepärast, siis ma olen nagu, sa saad kõike, mida sa tahad. Inimene saab kõike, mida ta suudab endale ette kujutada, eks ju. Ja kui tulles nüüd selle kinnistunud või piirava mõttemustri juurde, et siis sa nagu hakkadki vaikselt mõtlema, et mis on see, mida sa enam ei tolereeri või mida sa ei taha enam taluda või mis on see, mida sa päriselt tegelikult tahad, eks. Et kui sul oleks kõik võimalik, et täna sa ütled, et mina seda ei saa, aga kui sa saaksid, mida sa teeksid, kui sa saaksid, või kuidas sinu elu muutuks, kui sul oleks see oskus, eks ju. Ja kui inimene, või ongi, mida me coachingus ka teeme, et me natukene visualiseerime, eks ju, et või vaatame, et milline mu elu oleks, kui mul oleks mingisugune oskus või omadus juures, on ju. Et hästi sagedasti on see, et kuidagi inimene mõtleb, et näiteks kui kool on läbi või ma olen nüüd, ma ei tea, 18 või et ma olengi, et kõik need oskused ja omadused, mis mul on, et nüüd ma olengi selline ja kõik mu tulevik, mille ma valin, on selle järgi, milline ma täna olen, eks. Aga tegelikult on see, et me oleme võimelised saama paremaks absoluutselt igas asjas. Jah, loomulikult, eks ju, et keegi on andekam mingil alal, on ju, või on väga suur edumaa, et ma ei jõua talle nii kiiresti järgi, aga ma saan paremaks absoluutselt igas asjas, mis minu jaoks on oluline ja tähtis, kui ma pühendun ja kui ma teen seda korduvalt. Ja see ongi see, mis siis, et kus see vahe nagu tuleb, on ju, et kui sa hakkad mõtlema ja võib-olla siia selline väike mudel ka juurde, et mina nimetan seda mõju kolmnurgaks, aga võtame selle sama delegeerimise näiteks, on ju, et kui mul on, et see siis on nagu mõte, tunne ja tegevus. Et kui mul on mõte, et delegeerimine on aja raiskamine, et ma teen ise paremini, siis tunne seal juures võib olla selline, küll frustratsioon, eks ju, ülekoormatus, aga ja see tegevus on seal taga see, et ma ei tee, ma olengi murelik, olen võib-olla närviline, aga ma ei delegeeri, eks. Nüüd, kui ma vahetan oma mõtte ümber, et delegeerimine on teistele võimaluse andmine, minu meeskond saab kasvada, see on minu aja vabastamine millegi olulisem arvelt, mida ma saaksin teha. Et delegeerimine on hea, see loob mulle võimalusi ja see loob võimalusi võib-olla minu kolleegidele või meeskonnale, eks. Siis nüüd see tunne seal taga on selline rõõmsam,
erksam, lootustandvam, eks, ja tulemus on see, et ma delegeerin. Ehk et see mõte, tunne, tegevus on hästi see, et mida sa saad iga oma ennast piirava uskumusega nagu mõelda korra, et kui sa ütled, et see ei ole minu jaoks võimalik, aga mille vastu sa saad selle vahetada, eks, et see on minu jaoks võimalik, mis tunde see sinust tekitab, on ju. See annab kohe sulle energiat juurde, kui ma tean, et see minu jaoks võimalik, siis mu aju hakkab jälle tööd tegema, et kuidas see minu jaoks võimalik, eks, siis ma võtan neid samme ette. Kui ma mõtlen, et ma olen näiteks kuhugi kandideerimiseks liiga vana, jälle, siis mul tekib selline halb enesetunne, eks ju, ja tegevusetus. Kui ma mõtlen, et see vanus annab mulle kogemuse ja annab kandideerimise eelduse, siis see tunne seal taga on hoopis see, mis mind ajendab tegutsema, eks. Ja nõus. Ma panin endale kirja, et see sama küsimus, et kuidas elu muutuks või milline oleks elu, kui mul see oskus oleks. Mul on seal ühe siukse enda praegu ühe kogemuse õppimise juures, uus valdkond, mitte väga uus, aga olemasoleva valdkonna uus kiht. Lükkan edasi seda, ma arvan, juba eelmise aasta septembrist. Ja võtta ette seda, ostsin endale ligipääsu, et õppida ja ei tegele sellega. Sest et iga kord, kui ma näen inimesi, kes sotsiaalmeedias sellega tegelevad, siis minul tuleb see, et aga mina ei saa. Mina ei saa nii edukaks selles. Ja me isegi viitsi proovima hakata. No just, ja kui sul on selline mõte, eks ju, täpselt, siis ma ei võtagi ette seda. sa ei võtaks seda ette. Isegi alusta sellega, sest et mingi plokk on ees seal. Ja selliste küsimuste jaoks on ka väga hea jälle selline mõtteharjutus, et aga kui see ei ole tõsi, et ma ei saa hakkama või millel baseerub minu uskumus, et ma ei saa hakkama, eks? Kas mul on tõendeid, kas see on fakt? Kas see on nagu minu subjektiivne arvamus või on see fakt, et ma ei saa hakkama? Siis reeglina inimene leiab, et tegelikult see ei ole fakt, eks ju, et see ongi minu subjektiivne arvamus. Ja siis tuleb jälle seesama, aga mida sa sõbrale ütleksid, on ju, et ütle endale seda sama.